Tere, mina olen Villu. Kopeerisin selle pealkirja sellest ajakavast täna ja vaatasin, et see on ikka pisut suur ambitsioon. Mul on 20 minutit selleks. Teine asi veel see, et ma ei tea päriselt. Endast natukene nii palju, et ma usutav oleksin, et ma olen disainer olnud 27 aastat nendes töökohtades, kus ei ole raamatutega mitte mingit pistmist. Et minu töövahendid lisaks arvutile ja programmidele seal sees on ka laser ja CNC ja praegu ma olen toote ja teenuse disainer ja müün vaikust, ehk siis ma teen selliseid ruume. Raamatuid olen kujundanud eilse seisuga 1189. Ma tean, et täna tuleb üks juurde. Praktiliselt kõikides kirjastustes ja veel põnevamates kohtades, aga tegevad praegu aktiivne, ma olen nendes enam-vähem tähtsuse järjekorras või raamatute koguse järjekorras. Osasid raamatuid poes ei müüda, need lähevad kuskile NATO sahtlitesse ja osad ei jõuagi poodi lihtsalt, et tellitakse põnevaid asju. Ja siis ma mõtlesin, ma teen mingid mantrad ja märksõnad ja räägin sellest, kuidas siis tegelikult, mida nagu tähele panna raamatute kujundamisel ja siis ma jõuan selle ajaga tõenäoliselt läbi joosta, ma loodan, et mitte lati alt, vaid räägin veidi lahti siis seda ka, et alustasin siis sellest, et tegelikult lapsed selle raamatu sisu hindavad kaane järgi nii palju, et see on üks olulisemaid asju üldse, et see vaatamata hoiatusele tõesti. See, kes ütles, et ärge raamatu sisu hinnake kaane järgi, need on lihtsalt selle mõtlesid välja kehvad raamatukujundajad, et tegelikult see on pool või rohkem sellest raamatust, sest see on ikkagi kommertsasi, selle sisu nii-öelda edasi andmine ja poes olemine ja see otsustus nende paljude hulgast, et milline siis võtta, on ikkagi raamatu kaas. Ja kujundama hakates võib-olla, mida siis nüüd oluliseks pidada, on see ikkagi see vanuserühm, et kellele siis see kujundus nii sees kui väljas nähtav ja kohe mitte nähtav suunata. Ja see vanuserühm siis kas sa võtad selle vahemikus või siis võtad konkreetselt kellegi, kas ta on enne kooli ajal, alla 10, üle 10, kõik see ja mis ma oma laste puhul on avastanud, et see tegelikult see number on palju-palju väiksem. Inimesed jõuavad raamatute juurde hästi noorelt, et hea näide on kas või teleseriaalid, kus kättemaksukontorit vaatab 10–14-aastane inimene kõige rohkem. Siis raamatutega on sama, et pigem seda last, seda vanust alahinnatakse nagu palju kõrgemaks, mis on. Et kujundamise juurde praegu edasi joostes siis, et see pealkiri ja kogu see illustratsioon, mis sinna tekib, et tehke see ikkagi huvitaval viisil ja et see silma paistaks ja tegelikult see nähtavuse suurendamine siis ei tähenda selle suurust ise, vaid pigem selle ruumilisuse ja teatud fondileiu ja selle edasi joonistamise ja selline sümbioos, et see on õnne küsimus ka natukene. Ja see uudishimu tekitamine siis koos illustraatoriga, kes on juba teinud justkui selle töö ära, aga selle küljendaja ja kujundaja ülesanne on anda sinna midagi juurde, et see väärtus kõik kokku panna ja see heal kujul nagu esitada. Nüüd kogu selle tänase jutu põhjal Mart rääkis hästi palju juba ära, ma selles mõttes pääsen natukene ajaliselt ja siis rääkis ära ka esimene esineja, kes siis rääkis siin sellest psühholoogiast, mis on siis suurt väiksed tähed ja kõik edasi, et see, mis ma tahan öelda, et lapsi ei saa alahinnata ka värvimaailmas, et meil kõik ei toimu signaalvärvides, et on ka pehmed pastelsemad toonid või töötada, ei pea olema sinine, punane ja kollane kõik, ja fondivalik seal juures. Üldiselt on see tase Eesti raamatukujunduses juba niivõrd hea, et kui sa võtad välismaa head asjad, auhindu võitnud asjad, siis selle reedab ainult autori eestipärane nimi, et isegi adaptsioonid lääne välismaa raamatute kujundusest ja siis nii-öelda tõlgetest
on juba eristamatud, et raamatupoes on väga hea Eestis käia, nii väikses riigis anda välja tohutul hulgal ilusaid raamatuid, kus on konkurents tugev ka nii-öelda autorite poolt ja kujunduses, siis mõned viimasemad näited, mis mulle väga meeldisid. Liidiast, no me ei räägigi, see on super asi, mis on välja tulnud. Varese poeg monokroomselt, kuidas ta nähtavaks muutub raamatupoes, fookuste asetamine. Eestis on omad tuntud illustraatorid, mis on täiesti laste lemmikud. Kasutatakse hästi palju julgemaid trükilahendusi. Brita puhul on tehtud duotoonis pildid sees, kus ongi 2 värvi trükk, must +1, kuigi sisu ja kaane omad erinesid mingil põhjusel. Ma veel ei ole seda täpsemalt uurinud. Ja siis alati oodatud ilmalt rulliraamatud, millel on täiesti omaette stiil, see mõjub nagu juba sarjana, häid Ukraina asju, tehakse ka nagu postrikujundust väga efektselt. Ja muidugi siin see ülemine tekst, mis sellel, kes istus kuninga juustulessi, et see on päris krimilugu, et see on Marti tsiteerides kuritegu panna sinna üks selline mitte üldse kuuluv asi juurde. Ja siis muidugi raamatud, kus illustreeritakse mingi vana hea asi uuesti ära, et Kaval Ants ja Vanapagan on siis hästi hea uute illustratsioonidega, kaasaegsete illustratsioonidega asi. See on lihtsalt see, mis mul silma jäi. Kui me nüüd vahetame selle välja lääne raamatute, välismaa raamatute vastu, siis tegelikult see pilt muutub vähe. Need võtted ja stiilid ja just typograafia on hästi sarnased, et mängitakse fookusele, teatud erisusele, nagu pingetele, mis on siis nii-öelda illustratsiooni ja selle tiitli vahel. Kord tuuakse illustratsioon esile, kord tuuakse siis nagu tekst esile. Ja Eestis on põhimõtteliselt kõik need näited, mis on siin nii-öelda välismaalt tulnud raamatute vahel, kõik on olemas, raamatupoes on väga hea käia. Ja kõik on justkui hästi paigas, et kui Lastekirjanduse Keskus siin üritab ka nendest keskpärastest või kehvadest lahti saada, siin koolitades kujundajaid, siis see on väga tänuväärt töö. Hästi palju kasutatakse elusolendeid ja elusolendite silmi. Siin, kes on kokku puutunud siis nagu mangakultuuriga, see teab, kuidas võimendatakse teatud objekte, mida siis lapste silmad hästi kõigepealt otsivad. Siis siin on hea näide, kuidas on silmad töötavad väga hästi kaasa raamatutel, mis siis haaravad rohkem tähelepanu. Et kui sa poes oled, siis mina näiteks kasutan hästi palju sellist silmakissitamise meetodit, et sa võid seda teha poes, vaadata silmad kissis, milline raamat nagu esile tuleb. See on pakendite puhul riiulis poes, ükskõik kus kohas. Ja seda ma olen kasutanud ka niimoodi, et ma olen võtnud 10-15 raamatut ekraanil, kaaned ühe suurustena nagu ette, vaadanud seda enda oma või kellegi teise oma, kissitanud silmi, näinud, et teatud asjad kipuvad tulema esile. See näide on silmadega. See on vihje siis nüüd illustraatoritele, et see on selline lapse tähelepanu, üks esimesi efekte, mida ta nagu märkab ja näeb ja ma ei tea, kas see nüüd kommertslikus mõttes ostuotsus on, seda ma ei tea. See on veel eraldi teema, kuidas siis, kas ostja on siis lapsevanem rahakotiga või siis nemad koos. Et see on ka huvitav analüüs, et ma loodan, et keegi on seda uurinud kuskil. Ja kui nüüd edasi minna kujundamise juurde, mis siin siis täpsemalt toimub, sisuliselt siis jalgratta leiutamine, et see hoiak võtta ette töö, kus on siis töö piltide ja tekstidega ja hakata seda pihta hoiakuga, et nüüd ma mõtlen midagi uut välja, siis mina ei ole seda tükk aega näinud. See on võimalik ainult pika aja jooksul. See on selline süstemaatiline, metoodiline kirjastaja, illustraatorite põlvkonna, kujundajate põlvkonna töö, lugejate põlvkonna arusaam, konventsionaalsus sellest, et kuidas see raamat siis mida nüüd räägib, kuidas see tekst sinuni jõuab. Font on ju informatsioon, mitte iluasi. Ja kuidas see pilt siis räägib, need pildistiilid, kõik asjad. Et siis on pika aja jooksul võib juhtuda midagi, kus kujundajad ja lugejad korraga võtavad selle omaks. See on illustraatoril elementaarne,
see on kirjastajal elementaarne, aga ma ei suuda praegu näidet tuua, mis see võiks olla, aga see juhtub pigem 10-20 aasta jooksul. See, et raamatukujundus on muutunud 20 aastaga väga heaks, siis praegu võrreldes neid 90ndate lõpu raamatuid tänastega, siis see hüpe on ikkagi suur. Ja tehniline nii-öelda perfektsus, siis juba see kogus ja kõik see nii-öelda lahenduste väljapeetus, mis on nüüd juba väga hea. Aga jah, soovitus on, et ärge hakake leiutama, et vaadake, mis nagu toimub ümberringi, et tehke see olemasolevate lasteraamatute vaimus, sest kui te hakkate tegema seal mingisugust arusaamatut punki või mingit avangardi või mingit värki, siis lapsed ei võta seda lihtsalt omaks, nad ei oska midagi sellest arvata ja see jääb kas siis ostmata või lugemata, mida keegi ei soovi. Et ma tean, et tehakse igasuguseid eriversiooni Harry Potterist, kus ongi ainult foiliga mingi pealkiri ja üks pisikene ikoon prillidega. Neid on, aga need turud on miljonites Eestis seda teha. See on nii eksklusiivne, et see on nagu nahkköites Kalevipoeg, lootes, et kogu tiraaž läbi müüakse. Et eksklusiivsust ei ole mõtet sinna nagu teha, kui te otsite ostjaid ja lugejaid nagu rohkem. Ja hoidke silmad lahti, tehke märkmeid nagu päris raamatute kohta, et mis teile meeldib ja mis silma paistavad ja mitte ainult Eestis, et ma olen proovinud ise teha nii, et ma näen ägedat kujundust, olen proovinud seda järgi teha niimoodi, et ma tuvastan fondi, üritan vaadata, et kas seda on jäljendatud täpselt nii, nagu on, või teda on edasi joonistatud nagu graafilise disaini mõttes, et teatud nurgad, pööramised, mingisugused liigutamised, kokkujooksud, kui rääkida siin nagu ligatuuridest ja kõigest sellest, siis nende pealkirjadega mäng nagu graafilise disaini mõttes juba plakatikunsti nagu alale minnes, siis raamatu tiitlid väärivad seda, et see ei puuduta ainult vahepealkirju või midagi, aga ka siis pealkirju. Nüüd siin on mõned raamatud, hästi tuntud Eesti raamatud, mida lapsed ei osta. Ma väga vabandan nende päris kujunduste autorite ees, et ma neid kasutasin, aga tegelikult lapsed ikkagi tahavad näha seda, mis on selles laste riiulis. Et kui me nagu võtame mingisuguse täiesti okei asja, väga vinge, aga see jõuab hiljem lasteni siis, kui kirjandusõpetaja ütleb, et see on kohustuslik kirjandus. Siis nad on sunnitud selle raamatukogust võtma ja läbi lugema, sest see on sisu, mis on nagu niivõrd hea, et kaas sellest nagu ei räägi. Ja seda maailma nüüd näitlikustada niimoodi, et mis võiks juhtuda siis, kui kujundaja ei mõtle, kes see lugeja on või kuidas ta seda näeb, siis võiks see tulemus midagi sellist olla. Tegin sellise kiire viguri. Aga kuna minu tugevused on ikkagi nagu tehnilisemat laadi, mitte pigem nagu kunst, sest ma seda sõna väga ei kasuta, ma olen võtnud graafilisest disainist ja kujutavast kunstist siis teatud distsipliinid, mis aitavad raamatukujundusel nagu väga hästi minna lõpuni, siis ma tegin edetabeli. 18 punkti, mis on tähtsuse järjekorras. Ja ma teadsin, et Mart räägib kõik ära. Ja mul on aega meeletult vähe, siis ma tegelikult lähen üle nüüd nendest, mis jäi rääkimata ja mis siis on veel nagu tähtsad. Et typograafias siis põhimõtteliselt ma kinnitan seda, et ma tõenäoliselt ei ole vist viimased 5 aastat kasutanud ühtegi lasteraamatus olevat Versaalis teksti. Suurtähed lihtsalt on vale lähenemine, see on lapse alahindamine, seda on raske lugeda, ette lugeda, lapsel lugeda, lugema õppida. Vältige seda, tehke lihtsalt seda kirja suuremaks, mis on siis tavaline loetav tekst ja teil on tulemus palju parem. Praegu võib-olla jah, typos rohkem näiteid ei ole.
ja layout ja ladu siis samamoodi, Mart jälle jõudis selle üle käia, et see, kui see layouti, kui teile tundub mingi asi, et see ei tööta, siis ärge tehke seda, jälle ärge leiutage, et proovige see loetav hoida ja siis vaadake, kuidas need poolitused tekivad, et InDesign on juba väga hea programm. Tehke seal omad settingud. Öelge, et ärge poolitage viimast sõna. Öelge, et ärge poolitage sõna alates 2 tähest, vaid poolitage alates 3, nii eest kui tagant. Ärge poolitage suurtähtedega algavaid sõnu, need on tõenäoliselt nimed, ta hoiab neid koos. Ja öelge, et alla 6-tähelise sõna ärge poolitage üldse. Vaadake, mis juhtub. Tegelikult tulemus on suhteliselt hea. Te olete kindlad, et seal ei ole neid poolitusi. Kui on mingisugune jama, et teil on veerg liiga kitsas, siis tehke seda käsitsi. Aga see väldib kõik sellised ära, et on 2-tähelised sõnad lõigu lõpus eraldi real, nimed ei hoia ennast koos, 2-täheline silt poolitub juba sõna algusest, kõik sellised asjad on likvideeritud tehniliselt. Ja te vaatate ainult seda, mis anomaaliad juhtuvad nagu pärast seda. Tehke oma sõnaraamat. InDesigni on võimalik teha oma sõnaraamat sisse, kus te panete liitsõnad, mis poolituvad reeglina valesti ja te panete poolitused ka sinna vahele täpselt, kus need lähevad. See on tehniliselt kohe olemas. Korrektor ei pea teile sisuliselt mitte midagi ütlema pärast, sest InDesign teeb selle kõik ära. Versaalide vältimisest ma juba rääkisin. Kirjasuuruste pinged on selline asi, kus omavahelised suurused peavad olema nagu paigas. See on nagu peatüki nimi, mingisugune number, järgneb tekst, lõik. Seda oskavad hästi teha ajakirjade ja ajalehtede kujundajad. Ehk siis nad on selle kooli saanud nii kõvaselt kätte, et raamatus see lihtsalt nagu kukub neil kohe välja. Aga kui sa lähed poodi ja vaatad, et keegi on seal nagu katsetanud, siis on juhtunud see, et pealkiri on liiga suur, tekst on liiga väike, omavahelised suurused ei tekita nagu head kooskõla või siis kui on kirjutatud sinna lihtsalt peatükk, siis see on millegipärast nagu liiga väike, et need pinged peavad olema kuidagi paigas. Nõu anda praegu näidet teha on raske, aga arvestage sellega, et te näete ühes vaateväljas tegelikult ühte kooslust, mitte erinevate fondi suurusi, kus üks on tähtsam, teine on väiksem, et teeme lihtsalt paar punkti, 10 punkti suuremaks, väiksemaks ja siis et ongi nagu paigas, tegelikult ei ole, see peab nagu maitsekalt välja ka kukkuma, see on siis nagu kirjasuuruste pinged. Veeristest Mart rääkis väga hästi, see keskmise veerise laius sõltub, kui paks raamat on, liimköide tõesti see, ma mõtlesin, et sa lõpuks ikkagi ütlesid selle ära, sisuliselt katsid kogu teema ära, ma praegu saan siit üle minna. Siis on see A ja G on mul siia märgitud selleks, et see on see lapse sama kriksajulladega kirjade vältimine. Et kui sa teed väiksemale lapsele tekste, siis on olemas fonte, mille laiendis on sõna infant. Sa kasutad seda, kus on need optikad tehtud laste jaoks paremaks. G on tehtud, nagu Mart näitas, parempoolses tulbas. A on tehtud loetavamaks, neid fonte on 10 täiesti kuulsad, hankige need, õppige need selgeks, kasutage laste puhul, tehke suuremaks ja selle loetavus on kuidagi teie eest juba välja mõeldud. Ja siis me jõuame paberini, mida siis reeglina teeb ka suure töö ära kirjastaja, autor ja siis illustraator juba tegelikult vahest enne seda kujundajat ja nad oskavad seda väga hästi, et raamatu kujundamine hakkabki juba autorist pihta. Kirjastaja teeb Exceli ära, illustraator võib seal kõige rohkem puusse panna sellega, et ta ei tea, mis formaadis raamat nagu on. Siis me jõuamegi formaadi juurde ja formaadi dikteerib vahest ka illustratsioon, et miks see raamat nii suur on. Et illustratsiooni iseloom on lihtsalt selline, tuleb selline formaat teha. Et kui me mõtleme, et see on mingisugune 145-210 ja kunstnik tuleb selliste illustratsioonidega, siis kujundaja juurde siis on ikkagi väga suur jama. Ehk siis sa ei suuda seda raamatusse panna, see on nii detailne ja formaat on siis tegelikult nüüd tulnud nende illustratsioonide tõttu nii suur. Veeristest rääkisime. Veerised on väga ägedad raamatutel tehtud suured. Seda on hea käes hoida.
raamatu formaat on suurem veeriste tõttu, kuna seda on äge käes hoida, kuna siin on pildimaterjal, dikteerib suurema formaadi, aga veerised on ka suured, et seda on äge lugeda ja see ei lähe nagu liiga laiaks. Et see on hästi hea näide, mis mulle meeldib. Siis on üks Piret Raua raamat veel, kus on laiusele lisatud sisuliselt topeltveeris, aga see on ka formaadi arvelt. Raamat läheb peaaegu ruuduks nagu ära. Jälle see pöidla reegel siin töötab väga hästi. Teksti suurus, kõik hästi paigas. Veeristest rohkem ei olnud. Formaat, pehme või kõva gaas on Eestis hästi ülehinnatud. Tehke rahulikult pehme, lapsed ei loe seda raamatut üle 2 korra tõenäoliselt kunagi. Ta on seal riiulis. Need ajad on möödas, kus Enno Käo ja Ülle Meistri illustreeritud raamatud olid enamasti sellised õhukesed vihikud, nad läksid kapsaks ära. Siis tänapäeval, osad raamatud lähevad kapsaks, need on raamatukogu eksemplarid, aga kõva gaas on ülehinnatud. Kasutage julgelt pehmet ja kui te kasutate pehmet kaant selleks, et hoida raha kokku, siis tegelikult hinnavahe on umbes paar eurot ainult võrreldes kõva ja pehme kaanega, nii et võite võtta ka kõva gaase julgelt, kui raamat peaks ikkagi ennast paremini vastu pidama ja koos hoidma. Siis tagagaas, hästi oluline informatsiooniallikas. Aeg-ajalt unustatakse sellele nagu tähelepanu pöörata, et pannakse sinna vöötkood ja siis natuke teksti, aga seda on võimalik ka kenasti illustreerida just lasteraamatute puhul. On sellise laotuse tervik on alati hea siis koos vaadata, nagu nad kujundajad vahest teevad. Head seljanäidet mul ei ole, aga selg lasteraamatutel kipub olema nagu jõle kitsas. Ehk siis teksti on pigem vähe, et Harry Pottereid meile ilmu kogu aeg, et seal teha mingisugust illustratsiooni või sellist jätkuvust, aga saab ka sellise pisikese selja peal teha midagi, et mõelge sellele, sest raamatu nägu ostes, lugedes, vaadates muutub ühel hetkel riiulis ainsaks visuaalseks efektiks, ehk siis tegelikult selg on oluline, et kui te seda seal otsite, siis võib-olla jääb teil kuidagi see rohkem nagu meelde. Küsimus, kuidas paigutab teksti seljale, kas alt üles või ülevalt alla? Ülevalt alla. Ehk siis seal on see... Aga seda on nii ja naa. Ja see ongi 2 erinevat koolkonda, aga kui sa raamatut vaatad pikali kujul niimoodi, siis sa tahad, et ta oleks nii. Et kui ta on teistpidi, siis see on see nõukaaegne mingi põhjendus. Ma isegi ei tea, miks seda tehti nõukaajal alt ülesse. Et kas see oli see lugemine nagu niimoodi, et sa tahad pead kallutada vasakule, et see oli vist ainus mõistlik... Okei, Ida-Saksa sinna lähedale. Siis kaane sisu ja ees tagaleht annab tegelikult juurde sellise hästi hea tatsi. See on reeglina valge. Ees ja tagaleht on selleks, et raamatu sisublokki hoida kaane küljes. Sellel on ainult see funktsioon, aga need lehed on tühjad. Neid saab trükkida ja neid saab trükkida ka siiapoole. Et kui need nagu katta ära, siis ta annab sellise hea värvimaitse sinna juurde. Et mina näiteks mäletan lapsepõlvest Karupoeg Puhhi ees- ja tagalehte, see oli pool raamatust. Ma teadsin täpselt, kus keegi elab. Kui seda kaarti ei oleks seal olnud, siis ma ei teaks, kus nad elavad. Ehk siis ees- ja tagaleht on see koht, kuhu see panna. Et kas seal on just nagu selline tapeet või siis seal on päris informatsioon, et seda kasutage julgelt, et seda raamatu avades näeb kohe seda. Muidu on see sul valge. Pange kas või mingid või tellige füüsiline värviline paber. Seda tehakse ka hästi palju, kui see eelarvet ei tee. Nüüd me jõuame värvitrüki juurde, mis on siis oluline asi nagu mõelda, et kuidas te teete. See raamat näiteks on 2 värvis tehtud. See on ainult 2 värvi, kus on 1 lisaks, must ja punane. Hästi töötab. Brita raamat vist oli samamoodi. Siin see raamat on 4 värvitrükk, aga mitte smükk. Must pluss 3 spotti. Ja väga efektse annab see kollane
see kena murtud sinine, superraamat, kuidas on trükitehniliselt saadud illustratsioon läbi sellise erilise nagu trükilahenduse. Õppige ära channelite kasutamine Photoshopis, võtke üks Photoshopi fail, mis on ühte värvi, et seda õigesti näha, pange InDesainis üksteise otsa ja öelge talle overprint, te näete üksteisele kattuvaid asju. See, mis juhtus, mis oli selles raamatus hästi äge, oli see, et rohelised spotid sõidavad SMYK-i pildile sisse, on kohati overprindis ja kohati lõikavad ennast siit välja. Seda oli raske teha, aga see õnnestus. Siin on need värgid on overprindis ja osalt nagu mitte. Et seda saavutada, õppige channelite kasutamine ära. See annab nii palju juurde. Värvihaldus. Te peate teadma, kuhu see läheb, sest muidu te saadate mingisuguse kriidi kuskile katmata paberile ja need värvid moonduvad nii drastiliselt, et pärast sa ei saa aru ka, kus see nagu tulnud on. Rääkige trükikojaga, vaadake paberi spekid üle, pange õige profiil, õppige ära see, kuidas 8 kohas see asi pekki ei läheks, sest see võib minna, isegi kui teil õige profiil on. Kui seda õigesti ei tee, siis te kaotate lõpus ikkagi kogu selle asja ära. Trüki ettevalmistus, mis on järgmine punkt, ka üks olulisemaid asju tasub ära õppida. Et seal on just lasteraamatute puhul vaatad, et tõenäoliselt on siin trükis juhtunud midagi, sellepärast et ma ei usu, et see roheline värv välja ei tulnud. Et ma ei saa teile öelda, et hakake tegema heksakroomis raamatuid, sest oranži ja rohelist värvit SMYK-is pole võimalik trükkida. See raamat on trükitud 6 värvi trükis ja see on heksakroom on siis 4 värvile lisaks roheline ja oranž, mis toob esile just sellised toonid. Seda on Eestis minu arust 1 korra tehtud. Et uurige ja leian vist selle täiesti võimatu pildi siit üles. Ma jätan need laua peale, saate pärast vaadata, ehk siis selle pildi trükkimine, et SMYK-is sellist oranži ei ole võimalik teha. Et on lahendusi, kui kirjastaja raha annab, siis võite vaikselt niimoodi uurida, et äkki saab. Aga siis peab teil äge pilt ka seal olema, et kuidas see teil nagu õnnestuks. Ma väga vabandan need autorite ees. Aga siin juhtus veeristega nagu midagi. Et kui te teete punki, siis osad asjad on ikkagi nagu reeglid, mida ei rikuta. Et asjad jah, lähevad vahest nii, et me võime nagu ette võtta selle mingiks revolutsiooniks, aga lõpuks see ei tööta. Kirjutage mulle, kui on küsimusi. Mina tänan.